Veekäitlusoperaator on üks väga põnev ja mitmekülgne amet ja seda on võimalus õppida Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Ja meil ongi külas seal täna Ivar. Tere! Tervist! Miks õppida veekäitlusoperaatoriks? Puhas vesi on ju meile kui elusolenditele kõigile äärmiselt tähtis ja põhialus. Ja selleks, et me iga päev saaks korralikult eksisteerida, selleks on vaja vett, nii joogivett kui reovett puhastada. Ja selleks on vaja neid inimesi. Ja selleks on vaja neid inimesi ja et need inimesed teeksid kvaliteetset tänapäevast tööd, on vaja õppida. Aga milline see õppetöö täpsemalt on siis? Et kas mul on võimalus ka näiteks töö kõrvalt seda õppida? On töö kõrvalt, sest õppetöö on meil sessoonne. See tähendab seda, et reeglina on ta umbes nii, et 2x2 päeva kuus. On kontaktõpe siis, muul ajal on kas siis on natukene ka distantsõpet ja on siis ka iseseisvat tööd palju, õppetööd. Aga teil on seal välja toodud ka selline asi, et on töökohapõhine õpe. Et kui ma tulen õppima, kas ma pean siis juba veevaldkonnas töötama või kuidas sellega on? Ei pea, meil on kaks õppeviisi. Kui lihtsalt öelda, üks on siis töökohapõhine õpe, kus on vajalik eelnev töökoht või olemasolev töökoht vastavas vallas siis. Ja teine on siis nii-öelda nullist alustajatele keskhariduse baasil, kes võivad lihtsalt huvi korral, on harilik sessoonne õpe, mis erineb siis töökohapõhisest suuremate kontaktõppe mahtudega. Ja kui ma aru saan, siis selles valdkonnas praktika kannab väga suurt väärtust. Et kui ma tulen täiesti puhtalt lehelt, ma ei tunne mitte kedagi selles valdkonnas, ma ei tea mitte midagi, kas kool toetab ka praktikakoha leidmisega? Muidugi, sest me teeme väga tihedat koostööd Eesti Vee-ettevõtete Liiduga, kes omab siis kõikide regioonide kontakte, veepuhastusjaamade kontakte siis, ja oleme valmis vahendama täpselt sinna, kus on elukoht ja sinna regiooni vastavasse veepuhastusjaama. See abi on meie poolt olemas. Me nüüd rääksime, et üks variant on, et see eelnev tingimus justkui õppima asudes on see, et on töökoht. Aga kas on ka veel mingeid teisi eeldusi, mis justkui selle erialale astudes peaks olema mingeid isikuomadused või hoopis eelnev haridus? Keskharidus on nüüd nõutud, et selles mõttes, kuna tegu on siis kutseõppe tase 5, tasega tase 5, siis, kuidas ma ütlen, siis see eeldab juba seaduse järgi, et on eelnev keskharidus omandatud. Teine on huvi. Huvi kas siis vee või siis tehniline huvi. Loomulikult seda tehnilist poolt on võimalik meil õppida juurde, nii et sellepärast ei peaks nagu kartma, et ma nüüd siin eelnevalt olengi lihtsalt lõpetanud keskkooli ja ma nagu väga midagi teinud ei ole, siis see ei ole üldse takistuseks tulla õppima. Kas see on selline amet või eriala, et kui ma tulen seda õppima, siis on töökoht ka kohe garanteeritud? Põhimõtteliselt küll. Põhimõtteliselt on ta ka nii, et kui sinna enamasti ka teistel erialadel võtta analoogi, siis kuhu minnakse praktikale siis, ja kui on ikkagi vastav inimene, siis on see töökoht ka seal reeglina seal praktika kohas juba võimalik. See on nagu hästi levinud praktika. Aga kas selle veekäitlusoperaatori erialaga saab veevaldkonnas teha ka karjääri, tõusta võib-olla ametiredelile? Kas ta on ka võib-olla mingi hea baas eriala mingile hoopis kõrgemale positsioonile? Esiteks võib peale tase 5 omandamist minna ju edasi õppima kõrgkooli ja kõrgkoole, kes õpetavad keskkonna ja veemajanduse erialasid erineval kujul on ju pakun äkki 4. Et võimalused edasi minna ja paljud ka lähevad, nii et on täiesti olemas. Nii et karjääri mõttes ei ole üldse uksed sulgunud peale tase 5, sest tase 6 on võimalik õppida kõrgkoolis ja nii edasi ja siis sealt ka kaasnevaid erialasid, et kõik erialadel otseselt ainult veega seotud, on üldse keskkonnaga seotud erialad ülikoolides siis, kõrgkoolides. Aga lõpetuseks, keda te siis ootate sinna veekäitlusoperaatori eriala õppima? Kui me räägime siis nullist alustajatest, siis ootame eelkõige noori, kes on lõpetanud
Majanduskeskkooli, omavad huvi veemajanduse ja tehnika vastu, sest et tänapäeval on hästi paljud peaaegu kõik Eesti veepuhastusjaamad on ju uuendatud, hästi palju on sees digitehnoloogiat, kaugjuhtimisi, et sinna on sellist taipelikkust jah vaja, aga see on ka õpitav. Neid me ootamegi, keda huvitab see, et kas meil homme, ülehomme ka puhast vett juua on, kas meie reovesi on puhastatud, kui ta loodusse läheb. Aitäh sulle, Ivar! Ja keda hakkas nüüd rohkem huvitama see eriala, saab rohkem infot lugeda Järvamaa Kutsehariduskeskuse kodulehelt. Aitäh! Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.